Kurgega on siis nüüd kõik. Ja siit nüüd edasi teen tiiru ja siis üritan piki seda jõge nüüd minna allavoolu veel mõnda aega, nii et ja sealt edasi Mädara jõe peale, et tõenäoliselt sihin Mädara Linnamäe peale, et oleneb, kuidas metsad on, kuidas see läbi pääseb. Need on nüüd need piki Pärnu jõge minevad need heinamaad, mis iganes on, luhad või. Kuidas need siin Pärnu jõe ääres nimetatakse. Muidu üldiselt oli plaan, kunagi ma tegin, hetkel ma olen siin, minna siit veel piki Pärnuga edasi allavoolu ja käia ära, see on Mädara jõgi siin. Mädara jõe suudmes, vaadata see päris ots ära, sest ma nüüd lähen paar päeva piki Mädarati ja lõpuks lähen nii, et Mädara päris algusest, nii et põhimõtteliselt sisuliselt allikast astud üle, nii et oleks ma suudmes ära käinud, siis oleks saanud terve Mädara jõe otsast lõpuni ära käia. Aga ta on suht pikk edasi-tagasi käik. See Pärnu jõge mööda on siin suht lihtne, aga siin lõpus ta on eramaade vahel ja mõtlesin, et ma seda ei tee, sealt pealegi sealt nüüd tagasi, sealt suunda selle Mädara Linnamäe peale on suht kahtlane, seal võivad olla vabalt võib-olla palju kujunduskraave vahel, et ma ei julge sealt minna, ta on hästi pikk päev, ma parem jätan selle suudma osa ära, suundun siit otse, sealt nurgast lähen nüüd heinamaadelt maha ja siis hakkan mööda sihte, siksak ja tulen siis välja siia, kus on Mädara Linnamägi. Ja hakkan seal. Nii palju eile veel tegin matemaatikat, praeguse seisuga 24 talu kohta olen käinud metsas läbi, mis on leitud kaardi järgi. See on nüüd 8. päev ja 24 talu kohta. Nüüd täna ainuüksi on 15, mis on ette nagu tuleb, ma üritan leida. Homme vist enam-vähem sama palju, nii et nüüd alles hakkab see pihta see talude otsimine metsas, Mädara talud see. Ja mis veel? Mädaral, mitte Mädaral, Kurgjal kusagil siis sai 120 kilomeetrit circa täis. Nii et seal Üpassaares siis sai tõusalt 100. Nii et see teebki enam-vähem niimoodi välja. Praegu peaks olema siis natuke üle 120 kilomeetri ja 8. päev. See on siis Mädara Linnamägi.
info andis 25,5 meetrit kõrges Linnamägi. Ma ei kujuta ette, mis punktis seda mõõdetud on, aga ma pakuks, et 15 meetrit maksimum, aga ju seda siis mõõdetakse kuidagi mingist muust asjast. Ja seal all on Mädara, nii et ikka 4-5 meetrit lai jõgi on seal all. See on esimene kohtumine Mädaraga, see matk ja lähen kuni mitme päeva jooksul kuni siis Mädara lõpuni, et see on nüüd siis Pärnu maantee, sealt natuke edasi läheb siis Kurgja sisesõit. Ja nüüd siis põhimõtteliselt on see punkt, kus 2012 aasta marsruut ka jätkub, nii et 2012 oli siis niimoodi, et kuni Öördini ja siis oli katkestus ja siis selle maantee pealt läksin edasi, natuke küll edasi, et ma panin otse sinna karjääri peale. See on see liinialune. Edasi. Tulin praegu ühe sihi peale küll välja siin, aga ma ei suuda seda kaardi peal paika panna sellist suunast sihti, et lähen siin sihi lõpuni, vaatan, kas see argneb sealt või mitte, et siis ma äkki oskan, midagi hakkab paistma midagi, mis aitab paika panna, aga kui muu midagi ei aita, siis tuleb lihtsalt ja siin ei olegi. Sisuliselt lääne suunas panna kogu aeg, et nii kaua kui lõpus tuleb Mädaragi vastu, et sellest mööda ei ole võimalik minna, nii et parem oleks sellist sihti mööda minna, kui siis mets on suhtlik märg. Siin oli siis Tõrvaaugu talukoht. Ma usun, et ma saan täna vihma. Tegin vahepeal pausi, vihm hakkas sadama, panin vihmariided selga ja tegin ka lõunapausi võileival. Mingi hetk mõtlesin välja, et mul sai nädal täis. 13.26 eelmine reede startisin. Nüüd kell on reede, kell on 3.04, nii et nüüd on üle nädala oldud. Ja siit edasi on juba tuttavad teed, seda rada ma olen korduvalt käinud. Liigun siis ülesvoolu piki Mädarat mööda vana külatee. Siis jookseb majast maja lihtsalt.
ja ma loodan, et see siht läheb sinna, kuhu ma arvan, sest selle koha kohta mul ei ole kaarti. Ma olen nii-öelda väljas sellest osast, millest mul kaart on. Ma üritan minna ringiga ja siis tulla oma kaardi peal tagasi. See ei ole üldse see koht, kuhu ma tahtsin jõuda. Tuli lõpus marsruudi peal tagasi. Meeletu ringi tegin. Aga õnneks jah, see siht oli tuttav, mida mööda ma olin lao pannud 2 nädalat tagasi. Ja nii et ma eeldasin, et ma tunnen selle ära, kui ma sealt üle lähen ja tundsin ära. Ja siis sain seda laopaneku teed mööda siia tagasi tulla. Suur ring. Ma ei kujuta ette, kust ma nüüd nii valesti panin. Ma pärast kodus vaatan Maameti kaardi pealt, et ju siis mingi siht oli, mille peale ma sattusin alguses ja sealt panin valesti.